Tere! Mina olen Evelin ja olen AHA teaduskeskusest arvavatahtlik. No esimest korda ma puutusin AHA keskusega arvatavasti siis kokku, kui me algklassides külastasime mingit näitust. Aga kuna siis AHA teaduskeskust veel olemas ei olnud, siis asusid need näitused Lõunakeskuses. Seda arvavabatahtlike otsing toimus maikuus. Ja siis ma kandideerisingi ja need leiti samuti maikuu jooksul. Ehk siis 7 kuud olen olnud siin vabatahtlik. Mulle on väga meeldinud siin, see on üks toredamaid otsuseid, mida ma teinud olen. No kõigepealt, kui ma seda pakkumist nägin, siis ma mõtlesin, et okei, ma arvan, et ma ei kandideeri, et mul ei ole selle jaoks aega või niimoodi. Ja siis, kui ma uuesti seda kuulutust nägin, siis mõtlesin, et tegelikult peaks ikka proovima. Ja kui ma proovisin, siis ma mõtlesin küll tegelikult, et millesse ma ennast segan, aga lõppkokkuvõttes on tulemus väga hea ja väga positiivne. No, kõige esmalt on võimalus kokku puutuda üldse giiditööga, ehk siis teha samaväärset tööd, mida teevad siinsed giidid. Ja teisalt sa saad ka läbi viia töötube nii erinevaid nii AHA-s siin sees kui ka väljaspool. Näiteks hiljuti käisin Robotexil töötuba läbi viimas, kus me tegime elektriskeemi ja tolmuroboti töötuba. Kuna tegemist on eelkõige teaduskeskusega, siis see on arendanud nii minu füüsika kui keemiaalaseid teadmisi ja samuti isikuomaduste poolest näiteks on oluliselt arendanud minu suhtlemisoskus ja kõik siuke eneseväljendus ja enesejõukus. AHA keskusest arvavabatahtlikuks peaks kandideerima sellepärast, et kõik need kogemused ja emotsioonid, mis sa siit saad, need jäävad sulle igaveseks meelde ja sa nagu alati meenutad neid häid ja heade emotsioonidega. Sellepärast, et kõik see seltskond ja kõik need töötajad ja giidid, kõik, kes siin on, need on nii motiveerivad ja nad on nii elurõõmsad ja alati näiteks, kui ma tulen siia, isegi kui mul on mingi raske ja masendav koolipäev selja taga, siis ma tulen ja kõik see õhkkond motiveerib mind olema selline. Ma tahaksin öelda seda, et kindlasti kandideerige, isegi kui see tundub nii vale otsus, mida te teete, siis nagu te üldse ei kahetsa seda, sest et kui sa jälle siia AHA-sse tuled, siis sa tunned jälle, et tahaks ikka veel midagi teha. AHA teaduskeskusest arvavabatahtlikuks saab kandideerida veebilehel www.aha.ee/vabatahtlikud. Kandideerimine lõpeb 31. detsembril ning kandideeri ja sa ei kahetse.